ma ütlen, kõige tähtsam on alati, no tegelikult mina olen juba, võib-olla minu iseloom on siukene, et iga päev hakkab nagu tead, kui sa oled juba ärganud ja sisemine tuju, kuidas sa välja puhanud, eks. Sa pead juba, siis oled juba nagu tugev ja siukene. Noh, mina lähen alati uksest välja, et no, täna peab midagi toimuma ja kui kuidagi saa, siis kuidagi saab ikka. See on minu sisemine parool siuke, mina ei tea. Võib-olla ma olen omamoodi, aga noh, mina ei tea. Ja siis on hea näiteks suvel, ütleme, läheb soojemaks, või päike paistab ükskõik, ma olen ukse teen lahti, olen kas seal ees hoovi peal, ütleme, pärast tuleb päikest võtad või nii edasi, eks ole, või oled lihtsalt laadna, eks ole, olles, eks ole, sul on hea olla ja kõik, eks ole, noh. Aga et noh, mul on korduvalt näiteks mitmed inimesed ütlenud, oi Rainer, sa peaksid olema õnnelik. On, mis ta sul on, aga ta sul on ikka oma. Aga ausalt öeldes ise olen ka mõelnud tihtipeale selle peale, on, mis ta on, eks ole. Aga ikkagi oma. Vanasti ju hakkas see seadus, et ma ei tea, kas see oli, jah, ikka meie korra ajal, 93 siis, jah, tuli seadus, et raudteest peab olema 50 meetrit maja. Ennem ei olnud mingisugust seadust. Kui palju oli ju raudtee ääres maju. Ja siis need majad läksid kõik, kes ei olnud. Mina olin väga üllatunud ausalt öeldes. Nad käisid minu juures ka mõõtmusega. Mul oli täpselt veel 5 meetrit jäi üle, nad raputasid peal, aga meil oli plaan. Vaatabki nüüd. Aga mina ei tea, mina lapin nagu vana sõge, mina ei tea, mis ma pean tegema kogu aeg. Näed, absoluutselt kogu aeg siit viskab kõik lahti. 2 ahju on läinud, see rongi, kaubarongide, see pidev, see eriti, kus see kogu aeg see vibra käib. Ja vaat tänu nendele on küll, et noh, et see on... Automaatselt seinast tuleb kogu aeg vahe sisse. Aga oma ahi peab majas olema, ma arvan. Nüüd tuleb kaubarong maa poolt. Vaat tule, nüüd saab vaadata siit. Arva, kui nad veavad mingit teist kaupa. Eile vedasid mingid traktoreid ja mingisugust küttematerjali, nagu vanasti oli. Need külmvagunid oli Vene ajal, oli tohutult külmvagunid. Mina ei tea, kas nad tõid Venemaalt kuskilt siis liha või. Kuigi meil oli ka ju. Mina ei tea, igal juhul külmvagunid, ilu pullid olid seal. Kohe vähem. Jah, kohvivesi keeb õige, jah. Lähme. Äkki jah. Mis mees sa siis suput tuled? Ma kruukut ja söön. Nüüd natuke oodata. Kohe plahvatab, ootame. Tegelikult male on kunst, teadus ja sport.
noh, vene ajal ma olen Eesti meister üldiselt. Minu jaoks oli see super saavutus ja on siiamaani jäänud ja mitmeid kordi ma olen olnud võistkonnaga ka Eesti meister. Aga minu jaoks on see super, kes ütlevad, see on kõik tühi asi, aga ja ma oska öelda. Seepärast ma ütlen, laulmine annab ka tohutut jõudu, tegelikult näiteks ütlen endagi suhtes, teinekord on midagi väga rasket või midagi nii edasi. Tead, kas või tavaliselt kuulad muusikat kodus või paned ise midagi laulu väljas, ümised oma ette. Mul on mitmed tänaval ka ütlenud, mis asju, sa oled purle, mis sa ümised. Ma ütlesin, ei, ma tõstan tuju. Ma ütlen ausalt, et see tohutu rongimüra, see on ikka tohutu. Aga ma olen sellega üldiselt harjunud, ütleme niimoodi. Aga paljud on ütelnud mulle võõrad inimesed, kes tulevad näiteks ikka töömaja pakkunud ja nii edasi ja ütleb, mina magada ei saanud täna ja ütleb jälle teinekord, ütleb, kuule, kas sul kõrvaklapid on, anna mulle teine padi ka, et panen üle kõrvade niimoodi, eks. Ei no loomulikult ma saan täitsa aru, eks ole, noh. See kõva on kõva, see hääl. Tead, ta lubas täna õhtu minna paksult, hakkama juba sadama ja homme ka. Sellepärast ma just mõtlesin, et vaata, kui te tulite, et mõtlesin, et ma tassin iga puid võimalikult kiiresti ja üldiselt tead, hommikul laskeldad, eks. Tavaliselt vaatad nii, et ma vaatan siis millal, eks.